esimest autot nagu otsapidi kokku sõitnud, nad ei oleks laevakereni välja jõudnud. Tagantpoolt oleks see tõenäolisem olnud, aga ka üsna raske ja üsna ebatõenäoline. Aga laev ei kaldunud ju mitte ette või tahapoole, vaid ta kaldus külje peale ja Lembit Kasandik välistas sellise võimaluse, et külje pealt oleks võinud laeva sisse kuidagi need rasked autod augu tekitada, sellepärast et nad olid üsna tihedalt selle vastas. Veel nii palju informatsiooni, et laevadel ei ole sellist musta kasti, nagu on lennukitel, et selline informatsioon, mis lennukitest tavast järgi jääb, laeval ei ole, nii et kõik, mis täpselt juhtus, selgub uurimistööde käigus. Üks hetk, Marko, kas sa kuuled veel? Kuulen küll. Mul on nüüd küsimus selle kohta, väidetakse, et me nagu spekuleerivad siin andmetega, see on BNS-i uudis nüüd, et just õnnetuse hetkel murdis vesi läbi autoteki luugi, mis oli siis kas halvasti suletud, mis sellega on, see on niisugune teade BNS-ilt ja siis kriminaalasi on algatatud kriminaalkoodeksi paragrahvi 83 järgi, mille põhjal saab vastutusele võtta transpordivahendi ohutu liiklemise või transpordivahendi käituseeskirjade rikkumise eest. Aha. Nii et need ei ole mitte mingid spekulatsioonid, et need autod võisid hakata liikuma. Selge on see, et meremehed oma tööd on teinud ja nii palju kui minagi olen autoga laeval olnud, mida tugevam tuul, ei ole minu auto küll kunagi liikunud, arvatavasti sellisel juhul ikkagi võeti abinõud tarvitusele, nii et ma ei taha midagi ümber lükata. Jah, need on need andmed, mis mulle siit jagati ja ilmselt need täpsed andmed kõikide asjade kohta kogunevad alles õhtuks, et inimesed, kes nüüd on raadios kuuldel ja kes kuulevad, suudavad võib-olla mingisuguse pildi nendest asjadest kokku panna. Seega versioon vee sissepääsust läbi autoteki luugi on teistest oletustest üha enam esile kerkimas. Kas tõesti jäeti see Tallinnas kindlalt kinnitamata? Kell 16.30 saime ühenduse sadama järelevalvega. Me helistame sadama järelevalvesse praegu. Halloo? Ja, kuuldel. Nimelt rääkis Atsiorits Rootsist, et laeval Estonia oli enne lahkumist tehtud Tallinna sadamas märkus, et tema luuk ei ole korralikult kinnitatud. Kas see vastab tõele? See on väljamõeldis. See Atsiorits tugineb agentuurile TT. Väga võimalik, kelle ta tugineb, aga see on kuskilt väljamõeldis. Nii et niisugust asja pole olnud? Ei tea, kus ta selle välja võttis, sellepärast, et see oli teise vahetuse mehed ja keegi ei olnud seda võimalik temale ütlema. Tähendab, vastavalt teie žurnaalidele ja kõigile dokumentidele, mille alusel laev läks välja, Tallinna luugid kinni, laadung korralikult kinnitatud. Ja see on alati nii. Nii väitis kindlalt Tallinna sadama järelevalve. Fakt on aga see, et midagi pidi õnnetuse põhjustama ja sellest, mida see endaga kaasa tõi, sai kuulaja osaliselt teada 10 minutit hiljem. Kell on 16:37.